Iga nädal on olnud erakordne. Viimasel nädalal on Ameerika ähvardanud ja ründanud Süüriat. Venemaa on ähvardanud Ameerikat. Facebooki juht kutsuti USA kongressi ette. Kaja Kallas valiti Reformierakonna juhiks. Rail Baltica ajas protesteerijad marru. Putini Ratas ajab Tartu puidu rafineerimistehase asju edasi ja veel. Aga algame huvitavast uuringust. Rootsi teadlased võrdlesid inimeste vastuseid šimpanseede vastustega inimestele oluliste küsimustele. Võib-olla pakute teie kah vastuseid mõningale küsimusele. Viimase 20 aasta jooksul proportsioon inimesi, kes elavad vaesuses, on A. kahekordistanud, B. on jäänud enam-vähem samaks või C. on vähenenud ligi 50%. Õige vastus on C. vähenenud ligi 50%. Ja mitte sellepärast, et vaesed surid noorelt. Aga siin on teine küsimus. Üle maailma 30-aastased mehed on koolis käinud keskmiselt 10 aastat. Kui mitu aastat on samaealised tüdrukud koolis käinud? Kas A. 9 aastat, B. 6 aastat või C. 3 aastat? Õige vastus on 9 aastat. Proovige vastata ühe küsimusele veel. Mis proportsioon maailma inimestel on elekter? Kas 20%, 50% või 80%? Õige vastus on C. 80%. Rootsi teadlased järeldasid selliste vastuste analüüsi põhjal, et inimesed on šimpanseedest pessimistlikud, sest šimpanseed vastavad juhuslikult ja inimesed valisid vaid pessimistlikud vastused. Mina olen ise täielik optimist. Mina vastasin õigesti nende küsimustele ja tavaliselt mina näen ainult heledat tulevikku. No mitte alati endale, aga inimkonnale küll. Siiski, viimase nädala sündmused näitavad, et meiesugused optimistlikumad inimesed peame natuke vaeva nägema, et maailma elu õigesse suunda tüürida. Nädala sündmused rõhutasid, et võimueliidi ja rahva vahel pole enam mitte midagi ühist. Igasugune side puudub valitsejate ja valitsetute vahel. Kas on kedagi, kes usub, et Süüria rahvas tahab elada pommide ja närvigaasirünnakute ohvritena? Või on Vene kodanikke, kes usuvad, et Vene valitsusel on õigus tappa endiseid kodanikke, kes on välismaale põgenenud? On kedagi, kes usub Venemaa välisministri Lavrovi väiteid, et Salisbury gaasirünnak oli lääneriikide väljamõeldis ja samuti ka Süüria gaasirünnak? Kuidas on võimalik, et üks Eesti juhtivatest erakondadest valib esimeheks inimese, keda rahvas kirjeldab sõnadega äraandja, vargatütar, valetaja, reetur, salakaval, ebapädev ja nii edasi? Kuidas saab selline partei juht esindada seda sama rahvast? Meie elame nagu keskajal, kus valitsejad elavad Toompea lossis ja lihtrahvas rügab tööd teha õues ja töökodades. Lihtrahvas teab valitsejatest ainult uudisest
mida linnakõneleja jagab. Ja linnakõnelejad on võimueliidi palgal. Kuidas rahvas peab elama? Kus rahvas elab? Millised tööülesanded antakse? Missugused vabrikud ehitakse? Missugused ehitised peab rahvas toetama? Kui palju lihtrahva palka saab? Millised töötingimused neil lubatakse? Kui palju makse nõutakse? Need jutud on ainult ühepoolsed. Valitsejate poolt lihtrahvale. Mäletate aastaid tagasi, kui oli Harta jääkeldri koosolek, milles rahvas võis näiliselt osaleda. See oli ka šaraad. Mitte ühtegi rahva ettepanekut vastu ei võetud ega heaks kiidetud. Valitsuse ükskõiksus rahva arvamuste ja tahtmiste suhtes on pikemat aega mind häirinud ja ma loodan, et ka teid. Praegu on jälle 2 Toompea tegelinskite tahet, mis on täiesti vastuolus rahva arvamuse ja rahva tahtega. Üks on Rail Baltica. Teine on Tartu puidurafineerimise tehas. Tartu puidurafineerimistehasest olen ennegi juttu teinud. See on lihtsalt valitsuse ettekääne, et rahva rahaga osta Vene tehnoloogiat, sihiga tuua Vene tööjõudu Tartumaale, kus eestlaste ülekaal segab venemeelset valitsuse valimispotentsiaali. Rail Balticaga sokutakse meile eelmise sajanda tehnoloogiat ja nõuavad meilt, meie lastelt ja meie lastelastelt tuleva sajandi hinda. Tegelikult mul on täiesti suva, mida teie minust arvate. Mina ei mõtle teist iialgi. Sel ajal, kui taevas lendavad lennukid 600–800 kilomeetrit tunnis, eestlased väärivad ainult sõita rongiga, mis vaevalt ületab 100 kilomeetrit tunnis. Mereriigina laeva kaubatransport on Eestile kõige soodsam, aga valitsus surub peale Saksa keisriaja tehnoloogiat. Vaatamata rahva teadmistele, arusaamistele ja maksuvõimsusele, eliit teenib oma rahastajate klikke. Ainus viis, kuidas neile aru pähe taguda, on valimistega, millega me taome nad Toompealt ja Tallinnast välja. Hääletada ei tohi ühelegi võimul oleva parteile ja eelistama peaks üksikkandidaate, kes ei sõltu parteide diktatuurist. Aga pöörame ka tähelepanu Washington DC-sse, kus Facebooki asutaja Mark Zuckerberg kutsuti kongressi ette tunnistama. Meil kõigil on mingi omadus, mida häbeneme ja tahame võõraste eest varjata. Seltsimees Putin häbeneb oma sõrajalgu ja varjab neid kõrgkontsa kingadega. Mark Zuckerberg aga häbeneb oma pikkust, et täiskasvanuna esineda kongressi ees valmistati talle 15 sentimeetrine toolipadja, et ta istuks mehelikumalt laua ees. Ameerika presidendiks kandideerimist on reisinud üle Ameerika oma fotograafiga, kellega kasutasid igasuguseid nippe, et Zuckerberg paistaks pikem välja. Sageli paigutas Zuckerberg ennast tublisti teistest inimestest kaamerale lähemale, et paistaks ja siis keeraks ise ennast kah kaamera poole, et paistaks nagu mehed seisaks kõrvuti koos pildil, kuigi väike Mark oli tublisti kaamerale lähemale ja seetõttu paistis suurem. Teine nipp, mida kasutasid, oli see, et kaaslased, kellega pilte võeti,
najatasid tema poole. Sellega paistavad kaaslased lühemad. Zuckerbergile meeldivad need pildid, sest ta on neid laialt levitanud. Ja kui tema neid vaatab, ma ei usu, et ta ennast imetleb, vaid et tal on ikka väga elav kujutlusvõime. Eelmisel aastal olevat Zuckerberg annetanud heategevusorganisatsioonidele rohkem kui $1 miljard. Ta olevat tunnistanud, et ilma meie krediitkaartide numbreid poleks see olnud võimalik.